nii meie igapäevase tegevuse alla kuulub siis hommikune telgi kokkupanemine ja õhtune õhtune, mis siis? Kokkupanemine. Kokku ja kokku. Okay. Läks nagu nii. Igatahes see on nagu kaheosaline. See on sellepärast hea, et vihma ei tule sisse. Praegu ta on väga lodis, sellepärast, et meil ei ole vaiesid ja Marti juba sidus nöörid lahti, et näitab, meil on siin siis hoopis selline asi. Aga näitan, ta on hästi lihtne. On ju kõigepealt panen telgi kaared paika. See siin on tule sisse. Eeskoda, ta on praegu ju lõdi. Eeskoda ja see on siis telgi osa. Ja see käib hästi lihtsalt, käib siis, ma ei tea, ma lihtsalt räägin, võib-olla mõni ei tea, siia külge. Ja nii ongi, et Aivar Sika siis kommenteeris, et see on ainult 1 ruutmeeter, aga tegelikult minust on 4. 4 ruutmeetrit. Kui ma nüüd vaatan, nagu, ja ma arvan, 4 tuleb ära. Võt nii. Aga... Siis, kas tahate mingit, ma räägin, mis meil väiksed nipid on. Mul on siuke nipp, et mul on kilekotte kaasas. Selleks, et alati tekib väga palju prügi. Ja see on põhiprobleem, kuhu sa prügi paned. Ja mul on ka väikseid kilekotte kaasas. Ja mul on nagu igaks päevaks 1 kilekott kaasas. Iga päev, kui ära läheme, saame oma prügi kaasa võtta, mis on väga oluline. Siis telgi rubriik, see on mul 2017. aastast. Tegelikult päris vana telk juba, aga ma näitan ühte asja, mille ma õppisin alles, no ma ei tea, mis alles hiljuti, ma ei tea, üle-eelmine aasta või midagi. Igastahes, et võtan selle ära, et siit kohalt. Saab nii. Ma iga kord võtsin toru välja, et ma ei tea, kui sa ei tea, vaata, võib-olla ma olen nii nutikas ka ja teinekord, kui sa selle telgi kokku paned, sul on nii kiire selle telgi kokku panemisel, sa ei jõuagi mõelda, et esimene kord, kui ma teda kokku panin, tuldi mulle appi ja pandi täiesti valesti, need kaared läksid üldse vale koha peale ja me tegime seda mitu tundi.